Viljandi maakond paikneb Eesti kesk- ja lõunaosas, mis köidab meeli unikaalse looduse ja pärandiga minevikust, kui ka põnevate ettevõtmiste ja tegusate inimestega tänapäeval. Viljandimaal asuv Viljandi haigla on suurim üldhaigla Eestis ning 1000 töötajaga maakonna suurim tööandja. Haiglas osutatakse nii ambulatoorseid kui ka statsionaarseid tervishoiuteenuseid kirurgia, sisehaiguste, sünnitusabi ja günekoloogia, psühhiaatria ning taastusravi valdkonnas. Mitmekülgsete uuringute teostamist võimaldab diagnostikakliinik. Samuti osutatakse ööpäevaringselt erakorralist meditsiiniabi ja psühhiaatrilist abi. Haigla juurde kuuluvas ajaloolises Jämejala vaimse tervise külapargis asuvad psühhiaatriakliinik, hoolekandekeskus ja sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskus. Psühhiaatriakliinikus osutatakse nii ambulatoorset kui statsionaarset psühhiaatrilist raviteenust kõigile vanuse- ja diagnoosigruppidele. Seda nii akuutpsühhiaatria, üldpsühhiaatria, laste ja noorukite psühhiaatria, tuberkuloosiravi ja sundravi osakondades. Psühhiaatriakliiniku eesmärgiks on pakkuda kaasaegseid diagnostikavõimalusi ja parimaid Eestis kättesaadavaid tõenduspõhiseid ravisekkumisi. Viljandi haigla olemuslik eesmärk on olla oma patsientidele ja klientidele tervishoiuga seotud terviklahenduste ja kindlustunde pakkuja. Selleks osutatakse heal tasemel tervishoiuteenuseid ning arendatakse unikaalseid üle-eestilisi teenuseid, mille üheks heaks näiteks on mobiilsed kabinetid. Viljandi haigla kasutuses on 2023. aasta varakevadest 6 mobiilset kabinetti. Mobiilsesse teenuseparki kuuluvad näiteks mobiilne röntgeniuuringute ja töötervishoiuteenuste osutamise kabinet, kahjude vähendamise mobiilne kabinet ning koos Eesti Vähiliiduga hallatavad mammograafiabuss, mobiilne nahakabinet ning mobiilne meeste- ja naistekliinik. Uusimas vaimse tervise mobiilses kabinetis on võimalus osutada mitmeid meditsiinilisi teenuseid. Üheks olulisemaks teenuseks, milleks kabinetti kasutatakse, on mobiilne ambulatoorne psühhiaatriline sundraviteenus. Küll aga antud mobiilset kabinetti on võimalik kasutada ka vaktsineerimiskabinetina. Mobiilsed kabinetid aitavad viia tervishoiuteenused inimesteni, kus meditsiiniabi kättesaadavus on piiratud ning transpordiühendus suurte keskustega puudulik. Nüüd aga lähemalt vaimse tervise mobiilses kabinetis osutatavast peamisest teenusest. Viljandi haigla psühhiaatriakliinik osutab Eestis ainsana nii statsionaarset kui ambulatoorset psühhiaatrilise sundraviteenust. Psühhiaatrilise sundravi eesmärk on psüühikahäire ravi, psüühikahäirest tuleneva ohtlikkuse vähendamine ning isiku toimetuleku taastamine iseseisvaks toimetulekuks ühiskonnas. Psühhiaatrilisele sundravile suunatakse patsiendid kohtumääruse alusel Eestimaa eri piirkondadest. Kabinetis osutab mobiilset ambulatoorset psühhiaatrilist sundraviteenust multidistsiplinaarne ravimeeskond, kuhu kuuluvad psühhiaater, vaimse tervise õde, sotsiaaltöötaja ja psühholoog ning vajadusel kaasatakse ka teisi spetsialiste. Mobiilses vaimse tervise kabinetis toimuvad patsiendi vastuvõtud sarnaselt tavapärasele ambulatoorsele tööle, kuid patsiendi kodukohale lähemal. Näiteks on patsiendil Ida-Virumaalt Viljandisse vastuvõtule jõuda äärmiselt keeruline, kuna vahemaad on pikad. Kabinetis toimuvad ravimeeskonna vastuvõtud ning vestlused, lisaks psühholoogi uuringud ning nõustamised. Kabinetis on kõik vajalik patsiendi uurimiseks. Patsiendile saab mobiilses kabinetis teha EKG-d, võtta vereproove ning manustada ravimeid. Kogukonnapõhise mobiilse vaimse tervise kabineti teenuse olulisus peitub patsiendi ravi ja rehabilitatsiooni järjepidevuse tagamises, mille käigus hinnatakse ja toetatakse patsiendi ravijärgimust ning toimetulekut. Teenuse kaudu soovitakse ennetada korduvaid hospitaliseerimisi ja riskikäitumise esinemist. Lisaks on olulisel kohal piirkondliku tugivõrgustiku kaasamine ja koostöö edendamine
ning seeläbi patsiendi toimetuleku ja toetuse suurendamine ambulatoorse ravi ajal ja selle järgselt. Teenuse eripärast tulenevalt ning patsiendi seisundi paremaks jälgimiseks tuli sõidukisse luua erinevaid erilahendusi. Teostada ümberehitus ja sisustada sõiduk teenusele sobivaks. Lisada ventilatsioon ja põrandaküttesüsteem. Ehitada vee- ja sanitaarsüsteem. Välja ehitada elektrisüsteem ja hankida IT-taristu. Paigaldada läbivaatustool ja tööpind analüüside võtmiseks. Soetada erinevaid meditsiiniseadmeid, näiteks EKG, ja hankida muu teenuse osutamiseks vajalik inventar. Sõiduk on tervishoiuteenuste osutamiseks ümber ehitatud ja kohandatud välisrahastuse toel. Mobiilse kabineti hanke võitis ettevõtte Trailbest OÜ ning bussi maksumus oli kokku 347 952 eurot. Uus mobiilne kabinet on eelnevatest tehnoloogilisem ja täiesti autonoomne. Teenuseid on võimalik ilma välist elektriühendust kasutamata osutada terve tööpäeva. Sõidukisse paigaldatud akupanka laetakse automaatselt katusele paigaldatud päikesepaneelidelt, elektrigeneraatorilt, aga vajadusel ka välisest vooluvõrgust. 4G, 5G andmeside lahendus võimaldab pideva ühenduse haigla infosüsteemidega olenemata asukohast. Esimese omataolise vaimse tervise mobiilse teenusena Eestis on meie meeskonna edasisteks eesmärkideks hinnata teenuse mõju ning laiendada mobiilses kabinetis pakutavaid psühhiaatrilisi teenuseid. Kohtumiseni Jämejala vaimse tervise külas Viljandimaal.